ta ise on Mõkkalaevis. Aga asjad oleks vaja viia? No sealt edasi ta saab nagu juba kommunikeerida. No ma tahaks nad ikkagi viia asjad sellele, kes ta ikka peab saama. Ma ei tee sellist asja, et ma viskan kuhugi mingisuguse keskkohta midagi maha ja sealt siis võib-olla keegi kuskilt hakkab kuhugi midagi vedama, et seda ma ei tee. Et kui on olukord selline, et Hersonisse, siis on küsimus, kui sügavale Hersonisse lubata mul sisse sõita. Me täpsustame. Panen kinni. Nii. Ja, et United Delivery koos Vespo Aagistega meil. Nii, siin on ka natukene teistsugused kargud. Et mõnel inimesel on just sellised vaja, et ka tänu Itakile on ka meil võimalus viia sellised paarid. Mis kargud need on siis? Nii, hakkame kastiga sinna. Tuleb tänu Itakile, kes meid seekord jälle toetas. Vaatas üle, tegi tehnilised ratastolid korda. Ahaa, Vestre väga meeldib. Nõu lihatöö. Sink. Nõurulaad paprikaga. Vorsti nii, mulle meeldib. Suitsuvorstid asjad. Ossivad, kui estlased saadavad siis batonšik, ütlevad siis, eriti siis rassamees minu sõbrad. Selle batonšiku saatsid ukrainlased, Eesti ukrainlased. Älas väike poissike, kes porgandib ei sõlanud, ei porgandise iialgi, tahavad siis linnud. See on nagu... Seda mul kätte. Kus on? Esimene raske samm on tehtud, meil on maha sõitnud palju, siin oli 1800 kopikatega. Siis varakult ülesse ja lähme siis Dnipro peale. Nagu ma ütlesin, et Dnipro plaane on hetkel veel raske öelda, kuna hetkel meil käib ka arutelu, mida me teeme lasteriietega. Meil on üks ettepanek Hersoni kanti viia lasteriided ära. Siin on veel erinevaid pakkumisi, aga nagu eesmärk oli tuleks viia ikkagi asjad kõik sinna, kui need enam on vaja. Ja meie terviseks, Slava Ukrainu! Terve. Ja siis terviseks! Kirju seltskonnaga. Putin on... Seekordne sõit on siis rohkem suunatud autodele. Meil läheb 3 autot rindele ja kaasas on ka humanitaarkaupa. Haagised on puupüsti täis, küünlaid, jalanõuseid. Suured tänud ka Itakile, kes andis meile kaasa ka ratastoolid, muud toed, kargud. Samelinine, kes andis meile ligi 200 paari jalanõused nii meditsiinitöötajatel kui ka sõduritele. Täname Baltari rehvide eest, täname Erimelli õli eest, täname A Le Coq'i keskus, kes andis meile fooliumeid kaasa, et nad saaksid ennast paremini peita. Täname Nõu lihatööstus maitsva singi rulaadi eest. Täname, see nimekiri on lõputu. CF Moto, kes siin meie selja taga on generaatori eest. Pikk on see nimekiri. Nii et hakkame teele minema ja vaatame, kuhu meid seekordne seiklus siis viib. Ukraina tankid vastas. Et Olena nägi aknast. Ma sain aru kusagilt, ta nägi oma aknast või kusagilt ta nägi
Eks ta poole kohaga tegelikult üks nagu loodan, et ta on üks adrekat täis puhkusereis. Praegu kesklinnus me oleme. Me läheme täpselt kesklinnast läbi päris Zelenskil, me ei lehvita, aga põhimõtteliselt läbi kesklinna. Mitmes Ukraina sõit see on? See on nüüd 11. Ukrainaga seotud sõit siis minule, et siin kõik need eelnevad sõidud ei ole olnud humanitaarabisõidud sellised nagu see on, vaid on olnud siis, kõige esimene sõit oli siis sõja 6. või 7. päev, ma täpselt ei mäletagi see, kui läksime siis neid inimesi Poola piiri ääres tooma, ikka seda sõitu ma pean siis ka Ukraina nagu sõjaaja jooksul tehtud sõidud, mis ei kalline. Täna me näeme, kuidas Ukrainas kõik kallineb, see on need hinnasõda, mis siin tõuseb, on meeletu, rahva sissetulekuid järjest vähenevad. Kindlasti on olemas ka see koorekiht, kes sellelt teenib ja hästi läheb, aga lihtsalt näiteks siis, ütleme, selline lihtne õpetaja palk on siin meie mõistes 150 eurot ja kütus maksab siin 1,3 eurot liiter diisel. Tehke oma kiired arvutused oma enda tänase sissetuleku ja siis siinse eluga. Et see ei ole siin kuskil roosiline ja töökohti ei ole, tehased, suured tööstused seisavad, et nalja tegemine siin ei ole. Annaks Jumal, et see ei tuleks meie koduhoovi, sest selle aja jooksul, mis ma siin käinud olen, mida ma kuulnud olen, mida ma näinud olen, hoiaks Jumal meid selle eest. Et ma ei tahaks, et minu lapsed peaksid seda nägema. Говорю дальше. Могу, ja? Можно, да? Добрий день. Ой, я б з задоволенням. Ще раз скажіть, що? Путіна провести. А, Путіна? Я б з задоволенням. По одній клітці брати. Сказать. Как вы сюда Як ви попали? отримали поранення? Поранення це просто на фронті виходить. Вони наступають, ми відбиваємо. Получилось так, що вони нас трохи прижали, ми їх відбили, а я получився, що ранений. І все. На фронте вы были где? На Донбассе. Что там сейчас происходит? Ну, по телевизору ж показывают. Ну, по телевизору показывают, как вы там себя чувствуете. Ну, я там уже давно не був. У мене ж ранення, потім операція ще. Я давно там уже не був. Також ми вас потребували, одужуйте скорше, будь ласка. Ракета прилетела вот прямо сюда. Бочки стоять, кастрюли. То есть чья-то жизнь, год прошел, а вот кусочки чьей-то оборвавшейся жизни до сих пор там вон стоят. Там жили люди, там жили дети. Очень много людей погибло. Дома свои потеряли, жилье. Причем это было днем, в субботу. Многие были дома, кому-то повезло больше, их дома не было. Очень много людей гуляло. Мы тогда туда сразу приехали, сюда приехали. Siin on selline väikene staap, kus siis kogutakse asjad, mis lähevad pärast siis edasi jaotamisele. Et siin on näha meie tood ratastoolid, kargud on siin. Võtame pärast edasi. Siin uksest sisse vaadates on näha need meie mähkmed, kõik voodikatted. Saab siia pilgu sisvõtta, terve üks tuba on neid täis tegelikult siin. Сегодня Янус нам привез много разных медицинских необходимых вещей, как инвалидные коляски, костыли, огромное количество памперсов для госпиталей, для людей, которые пострадали в процессе войны, и они нуждаются именно в памперсах. Это очень важно. Благодаря вам нам будет немножечко легче получать нашу победу. Slava Ukrainu! Героям слава! Me oleme täna siin Ukrainas, kus meil on võimalik üle anda üks väikene haagis.
mida koos abistajatega kokku sai pandud siia tänu Respole, kes siis neile selle super hinna selle jaoks tegi. Anname selle haagise üle, et ta saaks aidata vabatahtlikke, et nad saaksid paremini viia varustust nendele, kes seda vajavad. Tihti varustus ei ole raske, vaid võtab palju ruumi. Tänu sellele on hea suure korpusega haagis, kus on kaan peal, et nad ei saa märjaks ja mustaks. Я обіцяю, що цим причепом ми зробимо дуже-дуже багато гарних справ. Я вибачаюся, мені лише балакати українською. Поэтому огромное спасибо. Он будет обеспечивать фронт и людей, которые пострадали от войны. Это будет все полное. У нас здесь есть такой специальный фолиум, что наши людей тоже собирают. Что с этим фолиумом можно себя... Скажи, пожалуйста, это еще раз. Что это и зачем это тебе? Я допомагаю зараз після поранення своїм хлопцям, я списаний, і допомагаю хлопцям ремонтувати машини. Тобто відео збросю, зараз номер сохраню і зброшу відео. І якраз мені буде в нагоді допомагати інструмент. Слава Україні, героям слава і пиздець Російської Федерації. Правильно. Oleme siin esimese vabatahtliku organisatsiooni juures, oleme esimese haagise tühjaks laadinud. Ilusti tühi. Siin on meil rivis erinevat sorti kargud, mis lähevad haiglatesse siis laiali jagamiseks. Mähkmetest on päris palju juba sisse viidud, desinfitseerimisvahendid ja ratastoolid siin samamoodi viiakse kõik rahulikult sisse. Need on siis специальные медицинские обувь для врачей. Они специальные мягкие, чтобы можно было лучше с ними ходить. Nii, need on siis mähkmed ja voodikaitselinad, et uriini läheks madratitesse. Aitäh sulle toetuse eest. Ja meie ülesandeks jäi siis tühjaks teha see haagis, mis jääb siia toetajatele abiks tööd tegema, nad saaksid kaupasid parem läine vedada, siis tihti on olemas autod kärukonksuga, aga neid ei mahuta palju. Sellepärast suur aitäh Respo haagisele, kes aitas selle haagise meile hea hinnaga teha. Valmistas ta ette ilusti, pani kaaned kõik peale. Me täname ka kõiki toetajaid selle eest, et nad võimaldasid selle meid Respo haagiselt osta. Nii et loodame, et ta teeb oma tööd edasi ja saame vaikselt varsti ka videomaterjali, mis ta siin täpselt teeb. Meditsiiniasjad, mis sai praegu siit maha tõstetud sellest esimesest haagisest ja ka sellest haagisest, lähevad edasi haiglatesse vastavalt sellele, kuidas vajadused ja päringud haiglatest tulema hakkavad. Kõik ühe korra kätte ei anta, sest kutsugu ka ei ole, mõnikord võivad need asjad minna jalutama. Sellepärast on see siin heategevusorganisatsiooni käes ja nemad vastutavad sellest, et saaksid õigetele meestele edasi anda. Au ja kuulsust Ukraina võitlejad. Aitäh! On hommikutund, kuskil kella 6:30 aeg.
ja mõtlesime, lähme käime vaatame natukene lähemale, kus müra tehakse rohkem. Et oleme hetkel siis sellises hallis tsoonis, kus sõdurid siis on veel viimast korda peidus, enne kui nad päris rindele lähevad. То, что мы тогда видели, в дороге торчал. Это был смерч. То смерч, а вот это уран. Я. Здесь боекомплект. Дальность до 35 километров. Кассеты. А сам остров, вот он падает и стреляет. Me oleme nüüd kõrgendikul siis, mida Ukraina väed hoidsid. Kukva veed, jah? Эти кадыровские? Я даже не знаю. Ну, по-моему, это обозначение, да. Что бывает, когда попадает? Боекомплект срывается и все. Понятно. Ага. Так, я понял. Лучше не верю, правильно? В руки ничего не берем. Ну, не повезло. Два катка улетела нахер. Но дело в том, что они ж, понял, сама ТМ-ка вроде бы рассчитана на... Me käisime siin nüüd natukene põllu peal korjamas, et niisuguse väikse ala peale saime natukene endale kingitusi. Läheme edasi. Njam-njam, atvooni. See osapool on nüüd olnud korraks okupeeritud venelaste poolt, aga mitte pikalt, et nad tulid sisse ja peksi suhteliselt kiiresti välja. Aga siin on väga palju olnud aktiivset sõjategevust. По ним отрабатывают осколочными минометами, пушками, танками и АГС. Это там целую, видишь? У него здесь, когда ракета есть... Изначально он вот так вот. Да. У него типа подсветочки там идет, то есть оно хорошо видно, то есть цель. Mis siin hoovi peal on, et praegus meie üksus on siis praegu siin suunal ja siin hoovi peal on võimalik näha väga suurt kogus sellest tehnikast, mis on nagu läbi minu siia jõudnud ja läbi minu toetajate. Lähme siia paar sammu astume sisse poole oma maja ja ühel hetkel ütles, et las ta tuleb, teeb siin tööd. Ja selle me tõime siia maikuus, jah. Ja marsikene on esiklaas puru. Oota, see esiklaas peale. Ja meil on täna ka kaasas esiklaas ja kui kõik hästi läheb, siis me saame selle esiklaasi vahetuse ilusti siin tehtud lootes, et see esiklaas kõik sobib siia. Meil on veel paar autot siin, aga need on praegust, nagu ma aru saan, rindejoonel. Lisaks sellele on meil siin veel natukene haagiseid. Meie väga head sõbrad Moto Hoovist, kes on meid toetanud, saatnud siia motovahendid ja muid asju, annetasid ka oma vaikse vanema haagise. Respo aitas siia peale panna niisuguse korraliku kaane, et asjad ei saaks siin märjaks. Kahjuks see oli ka siin hoovi peal, kui suri tabamus sinna põllu peale. Ja siin on ka näha, kuidas killud on tulnud läbi. Kuna siin nad olid väga liikuvad, siis nad palusid ka sellist haagist, kuhu nad saaksid teha komandokeskuse. Nad saavad siia oma arvutid asjad sisse panna, liikuda rindele lähedale ja kui peaks juhtuma, et tuleb rünnak või midagi taolist, siis nad saavad väga operatiivselt kärule konksu taha pannes selle ära vedada.
kahjuks ka see sai nüüd pihta, kui toimus siin rünnak, et siin on ka näha, kuidas on sissetulekud ja väljatulekud. То есть это больше, это помощь нужна вам все-таки, да? Очень нужна. Потому что, видите, техника сначала выезжает, а потом может не вернуться с позиции. Või ka küsida, jah? Русский мир пытается прийти к нам и постоянно сюда прилетает, потому что уж очень хочется им сюда. Но мы делаем все для того, чтобы они сюда не пришли. Proovige olla võrgu all. Ei, no, ma lihtsalt läksin natuke kaugemalt. Lihtsalt ütled, ärge siin tänava peal jalutage, et olge võrgu all. Seda on kuulda jah juba. No, seda. Helikopterid olid, helikopterid. Nii paugud ka siin käivad. Ei, helikopterid on õhus praegu, sest venelaste omad olid. Извини. Здесь россияне были, орки и... Mis see on? See on mürsu või raketikild teravate servadega. Ta tuleb sinu juurde helikiirusega, nii et sa ei kuule seda ja tapab. Või vigastab. Lõikab ära su käe, lõikab läbi unearteri. Need on need, mis lõhkelaengutes lendavad. Mitte padrunid ei tapa ja ei vigasta Ukraina sõdurid, vaid see samune kräpp. Я не нажимаю ничего. Нижний. Да, выше, да, вот так удобнее. Курсы саперов в другом. Огонь! На красный! Это типа одноразовая. Selles suhtes, et tunduvalt lihtsam, kui ma nagu ette kujutasin, et punatäpiga väga lahe selles suhtes, et ma nagu kujutasin kogu aeg ette, et see nagu mingisugune ilgelt peksab tagasi, aga väga mugav, et ma ei oska midagi öelda. Ma arvan, et ülilahe kogemus. Et aitäh kõige selle võimaluste eest. Jah, see on A. Le Coq'i foolium. Me pöördusime Eestis ettevõtte poole, kes tuli meile vastu ja andis meile kaasa kontsentraati ja me saaksime selle masina ilusti töös hoida. Enamus inimesi ütleb, miks nad vetti paneb. Vetti paneb nad sellepärast, et see masin võib-olla seisab nädal aega ühe koha peal, sest teda ei julgeta liigutada või kasutatakse ainult äärmistel juhtudel. Täna öösel oli mul autos kõik mahlad külmunud, öökülmad on. Nad ei saa vett siin kasutada, mootorblokid on lõhki. Aga tilgub, midagi teha ei ole. Sellepärast paluti kontsentraati. Nii et me täname Erimelli selle eest, et ta meile selle Jauts-Federiku 40 liitrit siia saatis kontsentraati. Nii et aitäh teile toetuse eest. Uskuge, seda on siin vaja. Дом добро, старый, еще. Да. Изнутри он выложен, кирпич торгуется. Там реально. Need on nüüd lasteriided, mida meil on siis toodud. Osa riided on tulnud siis Vastseliina gümnaasiumist, kes siis oma lasteriided, mis on nagu üle jäänud, saatis siia.
ja lisaks sellele on toetanud ka kirikukogudus, kes andis lapsi 1–3-aastastele. Milline kogudus? Ma täpselt peast ei mäleta seda. Et need lähevad meil kõik Hersoni ja seal anname üle. Aga nagu ma ütlesin, praegu siis kõige tähtsam on vabastada see klaas, mis siin on pandud sisse, hästi pakitud, mõlemad poolt turvatud, et temaga mitte midagi ei juhtuks. Meil on siin ka veel need saapakesed. Nelle eest peame me tänama meie head Tartu saapatootjad Samelini, kes siis pühendas need saapad siis nendele, kes vajavad siin abi. Need on head viltsaapad kummitaldadega, mis hoiavad keha ilusti soojas. Ja jalad samamoodi, mitte ainult keha. Meil on üks siukene väikene Fiat, hakkame kutsuma teda Ferrariks. Ja sellel on siuke väga pikk lugu. Kõigepealt suuremad tänud edasi Indrekule, kes selle auto meile annetas. Selle auto läbisõit oli kättesaamise hetkel 170 kilomeetrit. Et täiesti uhiuus auto. Ja me anname ta üle sõdurile, keda kutsutakse Mamajaks, kelle on see ülimalt tähtis auto. 2 aastat seda on täis, 3. läheb. Oleme taas rinde lähedal meestel abiks. Tõime seekord siia koos korjatud raha eest ühe väikse Mitsubishi Jeepi. Я был бы рад, чтобы закончилась война и все это прекратилось, но, к сожалению, без этого никак. И поэтому наши встречи, они очень важны, и реально вы привозите нужные вещи. Генераторы постоянно в работе, поскольку электричества нет, а постоянно нужно заряжать рации, постоянно нужно обеспечивать связь, Starlink и все тому подобное. То есть это то, что жизненно необходимо. Ребят, спасибо огромное. Oled sa kuulnud siin mingit müra ka taustaks, ei ole? Seda müra ma kuulen selgitada, kuidas see müra välja näeb. See müra on täpselt nagu Eesti taevas, kui hakkab tulema torm ja äike. Siis kui ma eile õhtul olin väljas, ma vaatasin taevasse, pimedat taevas, kus sähvatused kogu aeg käisid. Täpselt siuke tunne nagu äike lööb ja kogu aeg müristab. Aga kuna ühegi sõduri närv ei liikunud, kõik olid jumala rahulikud, viskasin huumorit, siis ma sain aru, et see asi ei ole meie jaoks ohtlik. Täna käisin hommikul välipeldikus istudes, lugesin ära minuti jooksul, pea 20 plahvatus kuulsin. Sul on kõht kinni, et nii pikalt läks? Või nautisid seda müra? Eesti mehel meeldib peldikus istuda ikka vähemalt 5-10 minutit. Aga tundub, et seda Ukraina südant nad maha murda ei suutnud. Praeguse seisuga on see linn muidugi ukrainlaste käes. Ja ma loodan, et see linn saab kunagi uuesti oma elu ja jõu sisse ja see linn taastatakse ära. Et tulevad siia inimesed tagasi elama. Oleme juba mitmendat päeva olnud siin kurvas riigis, mis siiamaani on endiselt sõjas. Oleme siin siukeses linnas nagu Novossilka, mis on päris suure tähendusega ukrainlaste jaoks, siis siin suudeti venelaste linn kinni võtta. Jalutame ringi seal rõve, mis nad siin kokku on keeranud. Samas, kui me poodides käime, kõik asjad vedelevad ilustati põrandate peal. Keegi ei ole rööbinud. Siia ei ole jõudnud ruski mir meid päästa. Siin on ukrainlased, kes hoiavad oma kodu ja ei varasta. Annaks Jumal, et värdjad meile ei jõua. Mul on hea meel. Mul on kaasas selline võimas meeskond, kes on aidanud tuua seekord kohale siia 3 autot. Tänan kõiki toetajaid usalduse eest. Ilma milleta ei oleks võimalik need autosid siia tuua. See toetus on täna tähtsam kunagi varem. Sellepärast, et sõjaväsimus on see, mis on tekkinud inimestele. Aga nemad ei saa siin väsida. Siis kui nemad siin väsivad, oleme meie järgmised, kes peavad relva haarama ja oma kodu kaitsema. Tänan kõiki, kes andsid võimaluse tuua välja siia kohale selle Mitsubishi, selle kauni Fiati. Но благодаря вам, эстонским нашим друзьям, эта помощь постоянно, поддержка постоянно, и мы
hea sõber mulle kunagi ütles, et kas sul on Ukrainas tuttavaid, kellele see auto viia, et ma tahan kindlasti, et see läheb õigesse kohta, kuna väga paljud masinad kaovad tee peal ära ja nii edasi. Ja kahjuks see auto jäi olude sunnil 10 kuuks Eestisse seisma, aga nüüd tänu Jaanusele. Jaanus ütles, tal on olemas koht, tal on olemas väga usaldusväärsed mehed, kes on praegu siin kõik. Ja ütles, tuleb minuga kaasa ja lähme viime ära. Ja nüüd me olemegi siin. Selle autole on tehtud korralik hoole, tal on kõik asjad, servised, värgid, kõik on tehtud, klaasid vahetatud. Korralikud mudarehvid on taga, kõrged mudarehvid, ta tõstetud kõrgeks, tal on vints sees, mida ukrainlased väga kiitsid, ütles, see on väga vajalik asi vints. Tal on korralik veoköis taga ja nibedi-räbedi veel on kaasa antud. Ja ma tahan tänada neid sponsoreid, kes teistkordselt aitasid selle auto uuesti üles lüüa, taastada ära, et see täielik hoole sai tehtud. Need, kes meid rahaliselt toetasid ja kes aitasid kõik selle asja ära teha, ma olen teile südamest mehed tänulikud. Silmad soovitan kinni hoida, sest gaasi kilnud meil on silma lennast. Или наши снимаем. Сегодня мы стоим перед одного Volvo. Большое спасибо тебе, Иво, за этот Volvo. И человек, кто с ними едет, может теперь пару слов сказать, что как. Да, и завтра еще поедет она тоже ребятам помогать, там 2 двигателя нужно перегрузить, тоже туда, там спередка разбитая техника, оттуда нужно вытащить 2 единицы машин. Точнее, 2 двигателя нужно вытащить. Aeg on nüüd lahkuda meie kallite sõprade juurest. Meile tehti selline väikene kingitus nende üksuse poolt ja me loodame varsti taas siia tulla, et neid aidata. Начинаем с этого, что у нас в Эстонии есть девочки, кто вас очень сильно любит. И если они узнали, что я еду к вам в гости, они сделали вот такую маленькую ящику, чтобы вам радость сделать. Вот, самым первым передаем вам эту маленькую ящик. Что здесь внутри, я не знаю. Узнаем, когда распечатаем. Хорошо. Но от нас. Есть здесь эстонские охотники. У меня очень хороший друг посылал вам тоже чуть-чуть консервы. Да. Что внутри, не знаю. Открывайте, понимаете. Ну, все скажут, что вкусно. И вот, пожалуйста, это все вам. Спасибо вам. Спасибо за помощь. Спасибо всему движению вашему. Это класс. See on nüüd haagis, mis sai toodud suvel siia ja ekstra palve oli, et nad saaksid selle haagise taga vedada ekskavaatorit, mis aitab nende tööd. Ja neid sai täpselt nõuded antud, mida nad soovivad, mis kaalud, särgid, värgid. Ja täna on nagu nii hea tulla siia ja näha, et see teeb tööd, on valmis siin. Ta on ilusti siin kamuflaaži all peidus, et kui seda vaja, oleks kohe kasutada, näha need pealesõidulauad on. Ja väga hea meil on näha ka rehv, mis on siia saadetud, kuna purustusi on hästi palju. No. On väga hea meil näha, et see kõik on tipp-topp korras. Выход в частинах, скажем так, не дуже удобно. Ушибы вот такие вот, да? То есть они даже на госпитале. Давай еще. Куда? Давай, я в тебя верю. Ага. Ты у меня молодчинка. Давай. Ja kaevikuküünad on meil siin oma 30 kasti kuskil. Enamus nendest kastidest, mis on hallid, on tulnud meil Viljandimaalt. Viljandimaal on päris palju selliseid tublisid. Eriti tubli on üks naisterabas, kes ekstra tõi neid kohale siia. Ja see on nende kätetöö kõik. Ja et sõduritel oleks natukenegi lõbusam,
on siis igasse pakki kaasa pandud natukene ka maiust. Ja on pandud kaasa lastejoonistused. Ребята очень ценят эти рисунки, очень. Сейчас мои ребята, которые в госпитале на лечении, вот у каждого заходишь вот в комнату, где они живут, да, вот когда, ну, на пересменке, у них вот эти рисунки, они их очень берегут, это у них как талисманы. Вот этот мы ездили сюда и был такой час, как Ривна. Так. И один машина ездил рядом нашим колонн. Я вижу, он открывал окно и сделал так. Я, остановил, и он сказал, вы молодцы, и дал 1000 гривен. 1000 гривен, ага. Супер. Супер. И я эти гривны даю вам, что Näita siiapoole ka korraks. для детей что-то покупать. Спасибо. Спасибо. Был как раз в этот момент. Я знаю. Очень сложно. И так это каждый день, и волна за волной они летят, и очень физически это морально тяжело. То есть ты все время не выспавшийся, все время немного нервный, все время вот это какая-то легкая такая усталость и раздражительность. Но в принципе, глядя на то, что все-таки, как сказать, семья, друзья и много вообще всего, ради чего стоит это не прекращать, и нужно жить и бороться дальше, чтобы победа, перемога была за нами. Я здесь уже 2 года стою полностью, хотя у меня была возможность уехать и жить в другой стране, у меня была возможность как-то, ну, по-другому устраивать свою жизнь, но я здесь, и я стараюсь сделать все для того, чтобы нашу победу приблизить. И вот там, где ребята сейчас стоят, они меньше гибнули.